Märkimisväärne pööre Kirde-Süürias. Kurdi juhitud jõud, mis alistas ISISe, varitses suurt ja autonoomset enklaavi ning hiljem võitles Damaskuse uute võimude vastu, liitub nüüd nendega. See kokkulepe sündis pärast seda, kui SDF tõrjuti suuremast osast oma territooriumist välja ning pärast tõsiseid süüdistusi kurdi tsiviilisikute väärkohtlemises lahingute ajal. Meie, Alex Schloss, annab sellest rohkem teada. Üks võimsamaid iseseisvaid relvarühmitusi Süürias ei eksisteeri ametlikult enam. Pärast enam kui 10 aastat suure osa riigi kirdeosast kontrollimist on kurdide juhitud Süüria demokraatlikud jõud ehk SDF laiali saadetud ja liidetud Süüria keskvalitsusega. SDFi komandöör Mazloum Abdi tegi selle avalduse koos president Ahmed al-Sharaga Damaskuses. Pärast kokkulepet president Sharaga ja meie vägede Süüria armee brigaadidesse integreerimise protsessi lõpetamist, kuulutame täna välja Süüria demokraatlike jõudude missiooni lõpu. Ja teatame vastutustundlikult nende kui iseseisva sõjalise jõu laiali saatmisest. See on dramaatiline lõpp jõule, mis kunagi kontrollis umbes veerandit Süüriast ja sai Washingtoni kõige olulisemaks kohalikuks partneriks sõjas ISISe vastu. SDF aitas ISISist välja tõrjuda Kobani, Rakkast ja lõpuks enamikult nende ülejäänud aladelt Süürias. Nüüd liidetakse selle võitlejad Süüria riigi struktuuridesse. See hõlmab ka kurdi naiste YPJ-d, kes on nõustunud liituma siseministeeriumiga kui terrorismivastane jõud. Selle tuntud komandöride hulgas on Rojda Felat, üks silmapaistvamaid sõjaväelasi, kes on Rojavast esile kerkinud. Ta võitles Kobani piiramisel ja sai hiljem üheks komandöriks kampaanias, mis vallutas Rakka ISISelt. Seega toob see üleminek mõned neist komandöridest, kes kunagi ehitasid üles autonoomse kurdi sõjalise struktuuri Süüria riigi institutsioonidesse. Abdi ütleb, et lahingute peatükk on nüüd läbi. Alates Süüria demokraatlike jõudude loomisest on selle võitlejad kandnud rasket vastutust Süüria ajaloo ühel kõige raskemal perioodil. Nad vabastasid palju Süüria linnu ja asulaid, esmalt paativõimu alt ja seejärel ISISe terrori alt. Täna on olud muutunud ja riik on sisenenud uude etappi, rahu ja uue Süüria ülesehitamisel osalemise faasi. Washington toetab seda kokkulepet tugevalt. USA eriesindaja Tom Barrack nimetas seda arengut täiesti ajalooliseks, öeldes, et see näitab, milline võiks välja näha tõeline lõimumine ilma võitjate ja kaotajateta. Tema sõnum oli lihtne. Üks armee, üks valitsus, üks riik. Süüria kurdide jaoks toob see kokkulepe kaasa ka poliitilisi ja kultuurilisi järeleandmisi, sealhulgas kurdikeelse hariduse tunnustamise ning kõrgete kurdi juhtide rolli uues valitsuses. Õigus saada haridus kurdi keeles on üks tähtsamaid õigusi, mida meie kurdi rahvas on aastakümneid taotlenud. President on mitmel korral teatanud selle õiguse kaitsmisest ja tema ekstsellents kehastab avatud suhtumist õigusesse saada haridust oma emakeeles. Et nad ei rikuks õigust saada haridus emakeeles. Pärast aastaid, mil Kirde-Süüria toimis peaaegu nagu riik riigis, Damaskus liigub nüüd lähemale sellele, et tuua riik taas ühe poliitilise ja sõjalise võimu alla. Et arutada seda teemat põhjalikumalt, on minuga liitunud nüüd Caroline Rose, Sufani keskuse vanemdirektor. Karoliina, tore, et oled meiega siin I24 Newsis. Aitäh! Suur tänu, et mind kutsusite. See on tõesti suur pööre, mida me siin näeme. Kuidas me selleni jõudsime? Milliseid garantiisid on kurdid tegelikult saanud enne, kui nad loovutasid oma ilmselt suurima mõjuvõimu allika? Kindlasti, ma arvan, et see ei ole protsess, mis juhtus üleöö. Me nägime seda kohe pärast Assadi kukkumist Süürias. Vaid mõned kuud hiljem, varakevadel, uus keskvalitsus ja kurdi juhid. SDF-i ning Kirde-Süüria autonoomse piirkonna valitsuse osana kohtusid nende valitsus ja kurdi juhid, et tõepoolest käivitada läbirääkimiste protsess, mis võttis väga kaua aega. Me nägime, et läbirääkimised katkesi perioodiliselt kogu 2025 aasta jooksul ja ka 2026 aasta alguses jaanuaris me nägime otseseid kokkupõrkeid SDF-i ja uue Süüria valitsuse vahel. See kujutas endast tõeliselt õudusunenäolist stsenaariumi sõjajärgsele Süüriale.
Ja just sellepärast arvan ma, et see kiirendas tõesti tänast otsust, mida me nägime, mis ei hõlma mitte ainult SDF-i jõudude ja kirdepiirkonda ümbritsenud julgeolekuaparaadi liitmist, vaid lisaks ka Süüria demokraatlike jõudude ametlikku laialisaatmist Süürias. SDF veetis 10 aastat ISISega võideldes ja Süüria uus armee hõlmab ka mõningaid endisi džihadistlikke rühmitusi. Karoliina, ja nüüd leiavad kurdi võitlejad end teenimas koos meestega, kellel on sidemed just nende äärmuslike võrgustikega, mille vastu nad kunagi võitlesid. Kindlasti. Ma arvan, et ees ootavad mõned takistused, kui hakkame nägema, kuidas erinevaid brigaade ja üksusi paigutatakse ümber. Ja me oleme näiteks näinud garantii, et teatud üksused liidetakse Süüria armeega ja tõenäoliselt jäävad nad enam-vähem samasuguseks, selles mõttes, et nende koosseis ei pruugi tingimata muutuda. Nende asukoht, mida nad esindavad, ning samuti jääb alles nende tugev keskendumine terrorismivastastele meetmetele. Kuid samal ajal treenivad nad koos Süüria armee vägedega. Paljudel neist on erinevad lahingukogemused. Mõned neist on pärit Süüria loode osas asuvast Idlibi provintsist. Nad võisid olla endise Hayat Tahrir al-Shami liikmed. Ma arvan siiski ka, et neil on ühiseid kogemusi ja õppetunde, mida on väga oluline nende erinevate üksuste vahel jagada, kui nad püüavad oma võimekust suurendada. Ja see puudutab eelkõige nende kogemusi terrorismivastastes operatsioonides, Islamiriigi ja teiste terrorivõrgustike vastu kogu Süürias. Ma arvan, et see on väga oluline ja võib-olla just see ühine kogemus aitab pikaajaliselt võimekust tugevdada. Aga kes praegu kontrollib ISISe vanglaid laagrites? No, mõned on tühjaks tehtud, näiteks nägime täielikult tühjaks tehtud kohta nagu Al-Hol. Oleme näinud ka osalist tühjendamist ja repatrieerimispüüdlusi Al-Roji laagris. Üks laager on vastu võtnud hulgaliselt uusi elanikke Al-Aktarinis. Ja siis on mõned vanglad, kus hoitakse endiselt väidetavaid ISISega seotud isikuid ja ISISe võitlejaid. Mõned kõige ohtlikumad võitlejad on tegelikult üle viidud naaberriiki Iraaki, kus neid hoitakse föderaalvõimude vahi all ja mitmes vanglasüsteemis, eriti Bagdadis. Nii et ma arvan, et me näeme ka vastutuse üleminekut SDF-i ja Asaishi jõududelt Süüria föderaalvalitsusele. See toob muidugi kaasa ka teatud kohustused ning väga oluline on, et juhtimise üleandmine toimuks sujuvalt. Nagu me nägime vaid mõned kuud tagasi, toimus mitmeid põgenemiskatseid ning naised ja lapsed põgenesid ning isegi võitlejad üritasid neist kinnipidamisasutustest välja murda. Mida see tähendab Türgi jaoks? Ankara peab SDF-i kurdi juhtkonda PKK jätkuks. Kas Türgi juhtkond on selle integreerimisega rahul? Ma arvan, et nad jäävad rahule. Ma arvan, et see on alati olnud takistuseks või vähemalt Türgi jaoks tajutud takistuseks. Ja me nägime korduvalt Türgi sissetunge Põhja-Süüriasse, et võidelda SDF-i üksustega ja sellega, mida nad pidasid PKK jätkuks. Ma arvan, et lõppkokkuvõttes näeme endiselt Türgi laienemist ja Türgi mõju Süüria uues kaitse- ja julgeolekusektoris. Aga ma ei usu, et Türgi võtab agressiivse hoiaku, kui rääkida SDF-i üksuste integreerimisest föderaalvalitsusse. Kas see kurdide integreerimine võiks tulevikus saada eeskujuks ka teistele vähemustele, nagu druusid ja alaviidid Süüria riiki integreerimisel? Või on nad lihtsalt liiga erinevad, arvestades seda, mis Damaskuses toimub? No ma arvan, et mitmes mõttes on see integratsioonimudel ja protsess, mille uus administratsioon on ette võtnud. Süürias oleme juba näinud paljude alaviitide, teiste usuliste vähemuste ning etnonatsionalistlike ja etnolingvistiliste kogukondade integreerimist. Oleme näinud väiksemate relvarühmituste ning terroriorganisatsioonideks tunnistatud rühmituste lagunemist selle konsolideerimise tulemusena. Nii et ma arvan, et mitmel moel on see SDF-i mudel tegelikult mõnel juhul rajatud varasemale edule selles integreerimises.
aga ma arvan küll, et see saab olema eeskujuks ja mudeliks järgmisele vaidlusalusele territooriumile, mille poole uus Süüria valitsus hakkab vaatama. Ja see on Lõuna-Süürias, see on Sveida koos druuside relvarühmitustega, keda ei ole tingimata uude administratsiooni kaasatud ja kes on siiani eraldi, kes pooldavad poolautonoomset kooslust Lõuna-Süürias.